No nii, armas hiigipere. Tere 1. septembrit ja sa võid julgelt oma naabri poole pöörata, vaadata talle sügavalt silma ja ütelda, ma nii igatsesin sinu järgi. Sa võid järgmisele ütelda, kui see kõrvalolija ei taha ütelda. Et ma ei oska öelda, kuidas sellega on, et kui palju on siin neid, ma kätt ei lase tõsta teile, kui palju on neid, kes ikka tegelikult igatsesid, ma nii tahtsin kooli tulla. No tõenäoliselt on enamus, aga et siis need mõned üksikud, kes võib-olla ei tahtnud, et nendele mitte piinlikkust valmistas, ma ei lase kätt tõsta. Aga tegelikult võib-olla see koroonaaeg natuke on meile õpetanud seda, et kool ei olegi nagu ainult kohustus, vaid mingisugusel hetkel on ta ikkagi, tundub, et koolis käimine on lausa eesõigus. Kunagi kuulsin ühest missioniorganisatsioonist, kelle üks missioonidest oli Aafrikasse lastele jalanõude viimine. Ehk siis viidi uusi jalanõusid selleks, et lastel oleks jalanõusid jalga panna, millega kooli minna. Sest reaalsus oli seal see, et näiteks pere peale oli 4-5 lapsel võib-olla 1 või 2 paari jalanõusid ja koolis käidi nii, et nii-öelda graafiku järgi, et sinul on täna jalanõud, sina saad kooli minna, järgmisel päeval läheb teine või nädalate kaupa või kuidas see oli jaotatud. Ja kui sa sellises olukorras oled, siis sa saad aru, et koolis käimine ei ole mitte ainult kohustus, mida ta niikuinii ka on, aga ta on eesõigus. Ja eks see on oluline mõistmine, aru saada sellest, et koolis käimine võib olla väärtus, aga seal on üks samm edasi. Mitte ainult koolis käimine, see on juba hea. Aga kui me mõistame juba seda, et õppimine on väärtus, siis me oleme juba päris kaugele jõudnud. Ma usun, tänasel 1. septembri aktusel, nagu ikka, saab kõlama väga palju häid ja säravaid ja olulisi mõtteid. Teie ette astub täna vallavolikogu esimees Aivar Viidik ja Ivo on lausa täna nii, kus Ivo on? Ivo on nii kannat suve jooksul, ta on nii tahtis tulla kooli, ta on tänaseks valmistunud 3 kõnet. Nii et ühega seekord ei piisa, nii et ma kaua aega kinni ei hoia. Ivo, sinu esimese kõne võimalus on nüüd. Teeme aplausi direktori poole. Või tahad sa ringi jalutada? No tere. Timonul oli jumala õigus. Mul on tõesti 3 kõnet. Tegelikult ei ole 3 kõnet, vaid on üks kõne 3 osas. Igal osal on pealkiri. Esimene on manitsus, teine on ülistus ja 3. on tervitus. Ma küsin teie käest, mis te arvate, millest ma alustan? Väga õige, ma alustan manitsusest. See manitsus läheb nüüd päris hästi kokku sellega, millega Timo alustas. Vaadake, suur enamus teist vist ei tea, et ma olen õppinud füüsikaõpetaja. Ja nende füüsikaõpetajaga on niimoodi, et meil on eriline suhe ajaga. Aeg, no kes on juba õppinud, need teavad, mis aeg on, kes veel ei ole, saavad teada, et aeg on üks eriline suurus, nähtus, mida iganes. Aeg on selline, et sellel ei ole algust ega lõppu. Alati saab öelda enne seda, kui oli enne seda ja nii saab selle riviga minna, kui sinna päris seda algust, kus ta algab ei ole. Ja samamoodi saab minna sinna lõpupoole. Pärast seda, kui ma lõpetasin 10, pärast seda, kui ma lõpetasin 11, 12 ja edasi. Saab kogu aeg edasi minna. Ajal ei ole algust ega lõppu. Ehk võib öelda, et aega on lõputult. Ja nii võib teilegi tunduda, et ma olen noor ja mul on väga palju aega. Aga tegelikult selle ajaga on niisugune lugu, et
siis tark inimene kunagi ütles ja mulle jäi meeldi see, et inimese elu esimene osa, see 18 aastat, mis kulub täiskasvanuks saades, tundub olevat sama pikk kui kogu ülejäänu. See tähendab tegelikult seda, et praegu teile läheb aeg paganama aeglaselt. Ometi saaks see päev võtta, ometi tuleks see vaheaeg, ometi tuleks jõulud ja nii edasi. Nad ei tule ega ei tule ega ei tule. Tundub, et aeg on hirmus pikk. Tegelikult ei ole pikk. Ja nüüd ma tulen siia tänasele päevale lähemale selles mõttes, et vaadake, gümnaasium kestab ainult 3 aastat. Ja kuna inimesele, meile kõigile ei ole antud aega lõputult, see on mingi aastate arv, mis meil on antud ja mille me läbi elame. Me tegelikult keegi ei tea, kui suur osa sellest, mis meile on antud, see 3 aastat on. Ja sellepärast on tark pidada meeles lauset, kasuta aega. Ärge tulge siia majja mollutama, vaid tulge siia aega võimalikult hästi kasutama. See, mida see nõuab tegelikult väga suurt nõudlikkust teie endi vastu. No, olles teie kõigiga vestelnud siin igal kevadel või suvel või kuidas me seda ütleme, olen ma näinud ja kuulnud siin üsna palju teie hulgast neid, kellest on kohe kuulda, kohe näha ja kohe aru saada, et nad on väga nõudlikud enda vastu. Nemad ilmselt kasutavad oma aega parimal viisil. Aga on ka neid, kes vastavad, ei tea, ei ole mõelnud, ei loe. No see ei ole kõige mõistlikum ajakasutus. Nii et selles mõttes, olgu meil selle ja järgmise ja ülejärgmise aasta niisugune, lisaks kõikidele loosungitele, mida me ikka aeg-ajalt ütleme, veel see, kasuta aega, kasuta maksimaalselt. Sest ega me ei tea ju, 2 eelmist aastat, pool umbes sellest ajast, mis meil on antud, läks. No, teate isegi, kuhu ta läks. See oli tänavu kevadel riigieksamitel näha, kuhu ta läks. Igatahes mitte sinna, kuhu vaja. Nii et, palun, kasutage aega. Olge nõudlikud enda ja olge nõudlikud oma sõprade ja mis kõige tähtsam, olge nõudlikud oma õpetajate vastu. Ärge laske neil mollutada. Ei neil endil ega teil. Nii, nüüd teine asi, mis puudutab seda manitsemist. Paraku jälle peame rääkima ikka sellest ühest ja sellest samast, sellest viirusest. Ma tahan teile kinnitada, mitte keegi selles koolis siin ei mõtle teid vägivaldselt vaktsineerida. Mitte keegi, mitte keegi ei kavatse teid vägivaldselt testida. Mitte keegi ei topi teile vägisi maski ette. Seda mõtet meil ei ole, seda kavatsust meil ei ole, seda kartma ei pea. Ja kuna me oleme saanud vanematelt erineva sisuga kirju, ühed on ähvardavad, teised on kuidagi teistsugused, aga kõigil üks mure, äkki te hakkate neid torkima. No me ei hakka. Võtke asja rahulikult, aga võtke mõistusega. Miks me nendest asjadest räägime ikka selleks, et me ei kannaks seda haigust laiali? Ehk jälle, kui te tunnete, et teil on mingid haigustunnused, ärge jumala eest kooli tulge. Vaata, kui tore direktor, ärge jumala eest kooli tulge. Aga ärge tulge siis, kui teil on haigustunnused. Muidu tulge ikka.
Ja kui te ikka, isegi kui teil on see haigustunnus, näiteks nohu, ja te väga tahate tulla, no siis päästab see, et teete testi. Ja kui test on negatiivne, siis olete tere tulnud. Ükskõik, kas te olete vaktsineeritud või ei ole. Tähtis on see, et ei kannaks seda haigust siia majja. Ma tean, et teie hulgas on vaktsineerituid ja mitte vaktsineeritud. Sel tegelikult meie jaoks ei ole tähtsust. Meie jaoks teil vahet ei ole. Jällegi, täna oli mul meilis jälle üks vanemate kiri, kes räägib sellest, et laps ei tohi eraldada selle ja teise tunnuse järgi. See on põhiseaduse vastu. Loomulikult on, me ei eristagi. Aga vahe on lihtsalt selles, seda tasub meeles pidada. Et kui, jumala pärast, keegi teist peaks näiteks koolis haigeks jääma, siis kõik need, kes on tema lähikontaktsed, kui sa oled vaktsineeritud, siis sa võid rahulkult koolis edasi käia. Kui sa ei ole vaktsineeritud, siis tuleb Terviseamet ja tahab sind testida. Kui sa testimisest keeldud, siis juhtub selline lugu, et siit saadetakse koju karantiini. Nii nagu eelmisel aastal oli terve klasside kaupa oli, eks ole. Siis saadetakse karantiini need, kes ei ole nõus tegema testi või kelle test on positiivne ja kes on vaktsineerimata. Nii et meie jaoks selle tähtsust ei ole, kas te olete või ei ole, aga see on teie endi huvides. Nii et te teate, ma ei agiteeri teid minema kohe vaktsineerima. Kuigi ma ütlen, et ei maksa karta. Näete, mina olen vaktsineeritud ja olen täitsa elus veel. Nii. Võib-olla aitab või? Loeme minu kõne esimese osa lõppenuks. Manitsemised on manitsetud. Aitäh! 1. septembri koor võib hakata siia üles tulema juba. Aga kui kes oli tähelepanelik, Ivo rääkis vaktsineerimisest, kui ta ütles, et ei hakka keegi teid vaktsineerima, kuulsite, mis hääl käis? Mingisugune signaal käis selle peale, ma ei tea, mis see oli juba, mingi jama. Koor, olge head, tulge üles. Järgmise lauluga on niimoodi, kui Ivo rääkis aja kasutamisest, siis üks väga hästi kasutatud aeg on aeg üksteisest hoolida. Ja kui me tegime proovi järgmise lauluga, mida te kohe kuulete, siis üks meist siin lava peal, ma ei ütle kes, üks meist siin lava peal küsis, et kas valetada on ilus. Loomulikult ma ütlesin, et ei ole valetada ilus. Selle laulu tekst ütleb, et hoolin. Kui mõtlen koolil. Ja ilmselt ma ei ole naiivne, et ma arvan, et siin on kamp noori, kes igal momendil kuidagi nõretavalt, armunult mõtlevad kooli peale ja mõtlevad, küll ma hoolin sellest koolisüsteemist või küll ma hoolin sellest hiigimajast. See ei pea üldse niimoodi olema. Aga kui sa mõtled inimeste peale, sest kool on tegelikult inimesed, siis ma usun, et me kõik tahame, oskame ja suudame ja meile meeldib inimestest hoolida. Sellest on järgmine laul. Siit minnes ma mõtlen teedel, kus käib kõik saadu kaalule pannes. Olnud rõõmu ja kurbust nii võite kui kaotusi palju ma näin. Ma tean, et hoolin. Kui mõtlen koolin. Hoolin.
mõtlen kooli, 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 kooli. Ma tean, et kõik ei ole nii, kui olema peaks. Kui seisesin, ma tunnen, kui palju hoolin, 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 hoolin ma meie koolis. Vahel väsin ja kukun, mõtleda mujal ja tunnis ma tukun. Pea ja süda on lukus, vahel nii see on. Vahel väsin ja kukun, mõtleda mujal ja tunnis ma tukun. Pea ja süda on lukus, vahel nii see on. Vahel on kiire ja vahel väsin, kui tempo on õige. Siis olen käsi vahel, ütled olen leisi. Ma ei mõista teisi, sa ei tea, mis teedel käisid. Kus ääred seisid ja kes siis ei väsiks, kui elu räsib. Pea ja süda mind ju käsib, ma pole masin. Hea, kui siis on kuskil keegi, kes sind mõistab. Võib-olla palju ta ei teegi, ei palju räägi. Vahel piisab, kui vaid kuulad. ma tean vahel märgata. Polegi nii kerge ise kuse unest ärgata. Lõpuks oleme ju kõik kaaslased üksteisel. Julgustajad üles tõsted ühel moel või teisel. Ma tean, et kool ei ole maja. Kool ei ole lihtsalt kast. Tean, et kool see ongi meie. Alustades väiksemast. Hoolin, 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 hoolin. Kui mõtlen koolin, hoolin, 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 hoolin. Ma tean, et kõik ei ole nii, kui olema peaks. Kui seisesin, ma tunnen, kui palju hoolin, 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 hoolin. Ma tean, et kõik ei ole nii, kui olema peaks. Kui seisesin, ma tunnen, kui palju hoolin, 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 hoolin ma meie koolis. Solistid Henri ja Rasmus, veel tugevam aplaus. Sõna on Hiiumaa valla volikogu esimehel Aivar Viidikul. Aitäh, rõõm näha sind, Timo, siin Hiiumaal jälle. Ma arvan, et siin on ikka parem kui majal, on ju? Ja aitäh, kes praegu esinesid, et ma tegelikult tahtsin natuke räppimisest ka rääkida, aga sellest ma räägin lõpus. Aga kõigepealt tere, head 1. septembrit kõigile gümnasistidele, head õpetajad, kaasa arvatud minu füüsikaõpetaja Ivo. Enam-vähem kõik oli tõsi, mis ta rääkis, kuigi füüsika mu lemmik ei olnud, aga jah. Keegi ütles mulle veel, et eks me kooli ajal ikka kaklesime ka. No, mis teha? Elu on niimoodi läinud. Aga kuidagi mind juhatati volikogu esimehena siin sisse, aga mul on nagu praegu mitu rolli, et tegelikult tahtsin sellest teisest rollist rääkida. Ja tahtsin rääkida sellest, et eile saime siis presidendi valitud. Jah, ma ei tea, kuidas teile meeldib, tunnete. Et minu meelest on täitsa tore mees. Aga miks ma sellest rääkida tahtsin on see, et ja kuidas see kõik kooliga seondub, et ehk mul tuleb see vaba mõte välja kuidagi. Et iseenesest see presidendi valimine on ju lihtne, et lähed seal Riigikogus, on sulle antud tund aega, kus sul on aeg oma ristike kasti kirjutada või siis mitte kirjutada. Ja ega see üleliia kaua aega ei võta. Aga nüüd, kuidas selle ristikeseni jõuda või selle mitte ristikeseni jõuda, see on üks protsess ja see hakkab pihta kõvasti nagu aega enne. Hakkab pihta sellest, et sa pead enda selgusele jõudma kuidagi, et millised maailmavaated sul on ja selgusele jõudma inimestes, aga ühes asjas tuleb ka nagu selgusele jõuda ja see on võib-olla kõige tähtsam selle juures on see, et neid otsuseid teed sa justkui üksi, aga tegelikult on kõik otsused kollektiivsed. Ja selleks, et teha kollektiivsed otsused, on vaja koostööd. Ja siin ja praegu ma 1. septembri puhul soovin teile kõikidele seda, et suudaksite, õpiksite tegema koostööd
omavahel koostööd, õpetajatega koostööd, oma toetajate, abistajate, klassiväliste inimestega, kes teid samuti suunavad ja toetavad, et te õpiksite nendega tegema koostööd, et seda kuskil ainekavas vist ei ole, aga see on tegelikult, ma võin teile kinnitada, et see on nagu üli oluline, et selleks, et sünniksid head asjad, tuleb asju rääkida, mõtted vahetada ja kõige olulisem teha koostööd. Et soovin teile selleks väga palju jõudu. Aga nüüd räppimisest ka, et täna hommikul kuulasin Vikerraadios oli üks Viimsi kooli õpetaja, kes ütles, et meil on isegi osad koolitunnid olnud nagu räpi sisuga. Õpetajad, võtke õppust, tehke mõni oma tund ka sellises räpi stiilis. Ma arvan, et õpilased on teile tänulikud ja töötavad oluliselt rohkem kaasa. Ja räpp ei ole mitte lihtsalt räpp, vaid räpp on jälle üks osa võib-olla teatud igavate asjade huvitavaks tegemisest. Ma ei tea, kas füüsikat on räpiga võimalik õpetada, aga ma usun, tegelikult on. Et kool peab nagu põnev ka olema. Mina mäletan omast ajast seda, et jah, kakeldud sai, aga tegelikult põnev oli ka ja põnevat oli nagu rohkem. Et mu meelest see koolidiviis ongi kahest osast, et üks on see õpilaste enda vaheline, õpetajate õpilaste vaheline koostöö ja teine on see, et ikka põnev ka oleks. Et jõudu jaksu teile mõlemale poolele, nii õpilastele kui õpetajatele. Aitäh! Aivar, pean nii palju ütlema, ma mäletan aastaid tagasi oli üks muusikatund, kus oli Ludwig van Beethoveni elulugu ja see oli vist, ma arvan, see viimane tund, õpilased olid väsinud, mina olin väsinud ja ma tegin selle luule vormis terve tunni, nii et toimib. Ole hea, Ivo. Nüüd ma saan aru, tuleb pärast mainitsust ülistus ja kiitus. Nii, kõigepealt räpist. Ma arvan, et see koht veel tuleb. Ma olen siin sellel samal laval aktusel lugenud ette mõned haikud, mida ma ise olen kirjutanud. Täna loen ma teile 3. osas ette regivärsi, mille ma ise olen kirjutanud. Ja ma arvan, et enne ma pensionile ei lähe, kui minu lõpukõne tuleb räppides. Ja ma teen kõik seda selleks, et räpp ei muutuks kräpiks. Aga nüüd kõne teine osa, ülistus. See on selle esimese osaga niimoodi, et ma rääkisin ajast ja aja kasulikust kasutamisest. Ma tahan teile kinnitada, et minu elus on olnud palju neid perioode, kus ma olen aega, ütleme niimoodi, mitte just väga mõistlikult kasutanud. Ja seda on ka praegu, kuigi ma olen nüüd juba piisavalt elu kogenud ja ma peaksin teadma, ikka tuleb ette. Näiteks see, kui ma loen interneti kommentaare, see on ju mõttetu aeg. Ei tasu lugeda. Aga ometi ma loen ja raiskan aega, kuigi mul ei ole seda enam suugi nii palju jäänud kui teil. Aga ma tahan teile kinnitada, et kõik see 6 aastat järgemööda, kogu see aeg, mis ma olen veetnud siin majas koos nende õpetajatega ja koos teiega, see on väga kasulikult ja rõõmsalt kasutatud aeg. Aitäh teile selle eest! Teiseks on kindlasti teile huvitav teada, et Hiiumaa gümnaasium ei ole kunagi, Hiiumaa gümnaasium just nimelt, ei ole kunagi nii suur olnud kui praegu. Nimelt, sel aastal õpib meil gümnaasiumi astmes 129 õpilast. Kool on mõeldud 130-le.
ega me vast enam juurde võtta ei saa. Nii et kes sees, see sees, kes väljas, see väljas. Koos mittestatsiga on meid 150. Ja nüüd võibolla alustame sellest, et tervitame kõiki neid 44 ja ütleme tere tulemast 10. klassile. Kus te olete? Ärge neile liiga tehke. Eriti kui siin hakkate repaseid lööma. Jätke nad ikka ellu sellepärast, et nad on meile väga väärtuslikud. Nii. Aga lisaks sellele, et meil on 44 uut õpilast, on meil veel ka uusi õpetajaid. Nimelt asub sellest aastast meie majas tööle Hiiumaa gümnaasiumi kõige noorem õpetaja. See on Anni Kingsepp. No küllap te teate, et meie kooli õpetajate hulgas on selle aasta gümnaasiumiõpetaja Ene Tisler, aga tema ei ole meil uus. Aga lisaks sellele asub meie majas tööle veel üks aastaõpetaja, kes ei ole aasta gümnaasiumiõpetaja, vaid on aasta algklassi õpetaja. Asi selles, et asub meil tööle kirjanduse õpetajana ja see on Tiia Palmiste. Aga ma arvan, et teda praegu ei ole siin, ta on seal aktusel. Nii, siis on meil 2 uut klassijuhatajat. Sest 10. klassil on uued klassijuhatajad, neil pole lihtsalt neid enne olnud. See on Anneli Salumaa. Ja teine 10. klassi klassijuhataja on Anni Kingsepp. Ja siis on meil veel üks uus õpetaja, Timo Lige. Timo hakkab nüüd iga aasta ära käima, siis on kogu aeg uus õpetaja. Nii. Siis on meil üks tänukiri, mille andis välja kooli nimel Tõnu Soop. Ja siin on kirjutatud: Hiiumaa gümnaasium tänab sind, Berit Tikenberg, osutatud abi eest. Tarkvara testimiselt on kirjutanud küll terkvara. Alustada avukirjaga. Ja siis on meil üks lisaks 10. klassile ja võib-olla ka mõnele mujale juurde tulnud uuele õpilasele on üks eriline uus õpilane. Tema tuleb meile Saksamaalt. Ja ma ei ole küll saksa keelt õppinud, aga ma usun, et Sirje Teres annab mulle andeks. Herzlich willkommen, Pauliine.
näita ennast. Where are you? Nice to meet you. Nii, sellega on kõne teine osa lõppenud. Nüüd tuleb kohe järgi või tuleb laul. Timo, kas nüüd tuleb laul? Ma arvan, et sina soojendad meid sisse. Okei. Nii, nagu ma ütlesin. Kas ma kuskil mikri ees lugeda ei saaks? Võtaks selle käest ära. Sinna. Vaata staaridega on ikka see, nad pole rahul kõigega, nad tahavad teisi mikrofone. Nii. Küllap olete vast kuulnud, et inimene õpib eluaeg. Nii minagi õpin eluaeg. Ja nagu ma juba rääkisin, ma olen siin selles koolis tänu selle kooli õpilastele ja õpetajatele õppinud ära, mis asi on haiku ja kuidas seda kirjutatakse. Nüüd ma kuulsin, et õpetajad käisid esinemas mandril regilauluga. No laulmise peal ma kõige kõvem mees ei ole. Ma rohkem nagu jutumees. Aga ma mõtlesin, et ma üritan kirjutada ühe regivärsi. Aga teile õpetuseks. Ma tunnistan üles, et ma ei mõelnud seda päris ise välja. Ma võtsin ühe niisuguse, internetis on täiesti kättesaadav, seda võite teie ka vaadata, on olemas regilaulude andmebaas. Ja võtsin sealt regilaulude andmebaasist 2 regilaulu, mis on üles kirjutatud 1884. aastal Mattias Johann Eiseni poolt Pühalepa kielkonnas. Kuna meie kool on ka Pühalepa kielkonnas, siis need peaksid meile sobima. Ja ma tegin nad muidugi, ma muidugi ei loe teile neid ette. Ma üritasin need siis nagu meile sobivaks teha. Paneme talle pealkirjaks näiteks hiiglase õiendused tarkuse päeval. Esimene õiendus. Õpilane õpetajale. Meie kubjas kullakene, hõbedane hulluorja, kuldane kooliorja, vaskine vanemaorja, kuldakepi kiigutaja, hõbepiitsate pidaja. Lase lapsed koolisse, lapsed õppima paluvad. Ju õpitakse käinas lõunata, enne esigi emmastessa, 3 korda Kõpumetsas, 100 korda Suuremõisas. Meie sirgud õppimata, hanetaiva tarkuseta, lõokased lõbusa matata, varesed vaevlevad veneta. Ja õpetajad vastavad. Miks sa nutad meile tulles? Mis sa kardad meile tulles? Ära karda, ära kurda, ära looke lõdise, ära värvuke värise. Meil on 3 kõrget korrust. Esimene heliseb elutarkusest, teine raksub rahatarkusest, 3. koliseb kogemustest. Oleme oodanud hommikust, kuulanud lõunast kuulamist, õhanud õhtust õhkamist, tuleks nad tuhinal tagasi. Ja lõpuks tuleb direktor. Oleme oodanud omasid, hingele helgeid hiiglasi, et kool ei kõliseks kõledusest, hing ei haliseks haiglaselt ja müts ei kataks mõttetust. Tänan 1000 tulemast, tarkust tähtsaks tunnistama, hiidlase hinge hoidama, eestlaste elu edendama, emade rõõmuks ja isade uhkuseks. Müts maha teie ees, hiiglased. Aitäh, Ivo. Nüüd teeme kahesuunalist liikumist. Õpetajad hakkavad vaikselt liikuma lavale, aga kõik teised, sealt äärest alustades, absoluutselt kõik, tuleme koondume palun siia.
ärme siia kaamerale ette tule, aga ütleme natuke siia poole ja valdavalt võib-olla siia poole. Teeme üks ühe suure koori. Tulge julgelt kõik siia tagant ette poole, ärge seiske. Vaatame, kummad on kiiremad, kas õpetajad või koolipere ja külalised. Koondume siia, kõik sealt äärest, lapsevanemad, kes iganes on, kõik siia keskele. Ja siit ka siia poole. Nii et ikka tekib üks siuke koor. Tulge sealt tagant ka liikuda. Teil on paberid, mille pealt saate tagant veel saate tulge siit niimoodi, et tahate koos rohkem. Siit siia poole ja siit siia poole. Ärge kartke üksteist. Et seda vahet ei tohiks väga tekkida, et lihtsalt see kaamera on siin vahel, aga veel siia poole. Ja siit ka saate siia poole veel minna. Halloo, liigume veel siia poole. Okei. Proovime üheks kooriks saada, see on liiga suur vahe minu mõttes vahepeal, aga... Nüüd ei ole esinemist, nüüd on ühine laulmine. Poole küljega olema. Üle keskmise. Ma hindame nüüd, kumb paremini organiseerus, kas teie või õpetajad? Mina ütleks, et õpetajad praegu, need on lihtsalt vähem, neil on lihtsam organiseeruda. Aga te olete ka päris tublid. Teil on tekkinud kuidagi 2 gruppi. Kas teil on midagi üksteise vastu? Sellega peab tegelema selle teemaga. Aga Hiigi regilaul, maailma esmaesitlus on ära olnud juba, nüüd on teine esitlus. Ja regilaul käib ikka nii, et solist laulab ees, koor laulab järgi, hea liht. See on läbi aegade on välja kujunenud niimoodi, et targemad laulavad ees ja siis mitte nii helged laulavad järgi. Palju häälega laulage. Imelise liiumalla kaunikesta kärdelassa. Imelise liiumalla kaunikesta kärdelassa. Sirgub suuri suguseltse, kasvab kangeid kuulsusida. Sirgub suuri suguseltse, kasvab kangeid kuulsusida. Tarkus tõuseb tuule teedel, arvamine arutledes. Tarkus tõuseb tuule teedel, arvamine arutledes. Loovus lainte laksudessa, mõistus metsa mühinassa. Loovus lainte laksudessa, mõistus metsa mühinassa. Koolimine hoialdessa, Hiiumaa gümnaasiumissa. Koolimine hoialdessa, Hiiumaa gümnaasiumissa. Tegi järgi! Pedagoogid peenikesed, õpetajad õnnelikud. Pedagoogid peenikesed, õpetajad õnnelikud. Juhid julged julgustajad, huviliste utsitajad. Juhid julged julgustajad, huviliste utsitajad. Mahajääjaid meelitavad, üksildasi ühendavad. Mahajääjaid meelitavad, üksildasi ühendavad. Lootusetuid lohutavad, kangekaelseid koolitavad. Lootusetuid lohutavad, kangekaelseid koolitavad. Tarkust toovad tuubadessa, uudislimu uulitsaile. Tarkust toovad tuubadessa, uudislimu uulitsaile. Noored neiud nägusaid ja viigakesed parimaid. Noored neiud nägusaid ja
silmavaade sihikindel, ilmavaade hiiumaine. silmavaade sihikindel, ilmavaade hiiumaine. Süda seotud soojusele, keha küpseks kasvamisel. süda seatud soojusele, keha küpseks kasvamisel. Südamega sihti seame, tuuletiibadesse toome. südamega sihti seame, tuuletiibadesse toome. Aplaus iseendale ja kummardab teie ees Hiigi õpetajate koor. Vägev, jääme ootama uusi etteasteid õpetajate koorilt. No nii, kas keegi tahab veel ütelda midagi olulist, enne kui läheme päevaga edasi? Ei taha. Mina tahan tänada kõiki, kes on tänase aktuse kordaminekule kaasa aidanud, Aeta ja Illet ja Marist ja Mihklit, kes meid on helindanud, kes meil veel lauljad, noored, kiiresti reageerijad, noored, kes panime koori kokku kiiresti, õpetajad loomulikult ja teie, et olemas olete. Aitäh teile. Me teeme koos siin ühe pildi ja siis läheme edasi klassijuhataja tundi ja klassijuhataja tunnid toimuvad niimoodi, et 10. klass on esimese korruse koridoris, 11. teisel, 12. kolmandal. On kõik öeldud? Kuidas? 12 teisel. Kus 11 on siis? Kolmandal. 12 teisel, 11 kolmandal, seda pidi. Aga nüüd, ma ei tea, kuidas, ma pole kunagi siin pildi tegemisel olnud, keegi Maris organiseerid sa või kuidas? Me tuleme siia, ma saan aru, kooliperega. Ma palun teid alustades